Tervist. Tere head kuulajad, kaasa kõndijad, mõtlejad. Täna tuli selline tugev tunne ja juhatus rääkida kaasa veidi ühiskondlikel teemadel. Kuna ühiskonnaõpetus on minu ala, ma olen ühiskonnaõpetuse õpetaja ja ma olen õpetanud siis riigiteadused, ma olen töötanud avalikus sektoris, olin Tartu linnas IRL-i arendusjuht ja Mihhail Lotmani nõunik, kui ta oli linnavolikogu esimees toona siis ülikooli ajal. Ja et ma arvan, et ma olen võtan siis sõna oma eriala kohta. Ma ei ole nüüd politoloogia alaselt siis kuskil arvamusartikleid väga kirjutanud, olen avaldanud neid oma seinal. Ja aga praegu võtan ennekõike inimesena selle loogikaga ette selle, mis minuni on jõudnud. Tahtsin rääkida meie nõukogude võimust ja meie nõukogu võimust ja meie teadusnõukogust, mis on selline institutsioon, mis on siis isiklikult nimetatud ja kes on siis karmilt öeldes tanki pandud, et siluda ära ja teha kuidas öelda, teha ära see must töö, et öelda, et kõik on hästi ja kõik see, mis globaalselt toimub ja mis meie riigis toimub, et need kuidas jõustatakse seda kontrolli ühiskonda siis, et kõik see on ilus ja lilleline. Ja juhtusin vaatama nüüd eile TV7 intervjuud koroonaviiruse kohta, kus siis debateerisid Kaari Saarma, molekulaarbioloog, ja Irja Lutsar, kes on selle teadusnõukogu esimees. Ja siis, mis ma veel vaadanud olen? Meil telekat ei ole, ma ei jälgi uudiseid, aga mõningad asjad minuni siiski jõuavad ja minu tähelepanu paeluvad. Siis, mis ma veel kuulanud olen? Irja Lutsari Telegrami intervjuu podcast. Ja väga huvitav siuke vastasseis, debatt oli õhtu saates, kus oli siis peale neid meeleavaldusi Üllar Lanno, kes on siis Terviseameti peadirektor, ja Elvis Brauer, kes on siis selline osav sõnasepp ja loogiline mees. Ja mis ma tahtsin jagada, et kas te inimesed, enamus inimesed saavad aru, et midagi on valesti. Poe ukse peal on silt, mask soovituslik, mitte keegi ei kanna maski. Saate aru, et keegi ei usu seda asja tegelikult. Aga eestlased ikka me oleme olnud sellised, mängime kaasa, proovime mitte väga silma paista. Ja kui väga üle viskab, siis on Jüri üles tõuseks ajaloost. Kui olete vaadanud 2005 aasta sellist huumorifilmi Malev, see on väga selline humoorikalt kirjeldatud, et tulevad sakslased ja ristirüütlid siia sõda pidama. Avandi ja Sepp seal nalja teevad. Siis eestlased panevad siuksed suht naljakalt kirjeldatud, siuksed veidikene lihtsameelsed, siuke pidutseja rahvas. Lähevad, sõdurid tulevad, siis mõned mehed hukkuvad, teised pagevad kuskile rabalaugastesse. Ja kui sõda on üle läinud, siis väga ei huvita, lihtsalt tullakse tagasi välja ja pannakse pidu edasi, ja kui sauna ja tantsuaeg on, siis on kõigil jälle suur rõõm näol. Et tundub, et eestlased on harjunud sellise võõrvõimuga toime tulema siukse tervisliku ignorantsusega. Ja sellepärast öeldakse, et Eestimaa on tihti olnud vanakuradi selja taga, et kui vanakurat teeb seal Lätis või kuskil Lõuna-Euroopas siukseid tegusid ja tempe, siis me oleme selja taga ja puutumata sellest nii suurel määral, eks. Aga jumala eest, vaadake siis kuidagi nii ilmne minu arust, et kui sellest TV7
saates, kus olid siis 2 kõva teadlast, üks nendest teadusnõukogu esimees ja kõnekamalt räägiti seal laste vaktsineerimisest ja selle täiesti mõttetu olemisest. Et teaduslikult siis täiesti põhjendamatu. Ma ei lasku sinna, ma soovitan teil vaadata seda, et mis faktid, ma ei hakka nendega debateerima, aga tundub ilmne ja loogiline, et mida sa vaktsineerid, kui ei ole riskirühm, lapsed ei ole nagu riskirühm, eks. Ja kahjud on suuremad kui kasud juba, ehk siis koroonast lapsi surnud ei ole, vaktsiini juba on ja kõiksugu kõrvalnähud, mida on ulatuslikult juba raporteeritud ja mida statistiliselt üldjuhul on sadu korda rohkem ja veel avaldumas on, sest et seda ei ole ju katsetatud, eks, et kuidas see mõjub ja nii paljud olulised analüüsid, mis on nagu tegemata ja kuidas eksperdid lihtsalt, nii-öelda eksperdid, siis see teadusnõukogu ja meie nagu kes siis valitsus ja nagu, kes need otsused siis nagu jõustavad, eks. Et nagu ignoreerivad seda avalikku head debatti, kus proua Lutsar nagu kaotab justkui. Ongi nii, eks. Et nagu loogikaga ja faktidega, teadusuuringutega ei ole põhjendatud, miks peaks neid asju tegema. Aga kuidas seal vastatakse nagu, ei tea nagu lihtsa näoga. Et kui sind on nagu tanki pandud sina, siis see, kes justkui vastutab selle teadusnõukogu juhtimise eest, aga ometigi ütleb, et õnneks on see, et küla otsustab, nagu Irja rääkis seal, et üksi ei tee neid otsuseid ikka kõik koos, et natuke vastutust veeretada. Aga reaalselt nagu ei arutata ju neid asju läbi, et kui see ei ole nagu mõistlik, et miks siis nagu tehakse. Sest tegelikult teatakse, et ei olda nii lihtsameelsed, nagu püüdakse näidata ennast. Et nagu lihtsa inimese poolehoidu võita, et head inimesed ja tahame ju parimat ja et viirus nagu peatuks ja kõike. Aga võimalik kahju, mis sealt kõik tuleb ja häirekellad, mida inimesed on löönud juba pikalt, on ju nii kaalukad ja olulised, et selle osas nagu silma kinni panna on kriminaalne, on kuritegelik. Et just on täiesti jabur, kuidas nii kui see pandeemia hakkas üle aasta tagasi, siis seda peavoolumeedia konspiratsiooniteoreetikuteks nimetab. Näiteks David Icke ja Brian Rose tegid mitu podcasti, kus David Icke rääkis täpselt lahti kõik selle, mis alla vaktsiinipassid, kõik see, et vaadake, mis Hiinas toimub, kõik see jälgimisühiskond, sotsiaalne krediit. Et kui ei tee nii, nagu valitsus tahab, ei mõtle nii, ei arva nii, nagu valitsus tahab, siis sind tsenseeritakse ja pannakse vangi. Et nagu selline nõukogude võim, aga hullem. Orwelli ühiskond nagu täielikult nagu soovitakse teha. Ja miljoneid vaatamisi. Ja kõik on nagu ette nagu, meie meedia siis seda muidugi väldib, sest et see ju nii lähebki tihti peale. Ja ongi läinud. Ongi see COVID ehk siis vaccination ID sisse just kirjutatud COVID, Corona Vaccination ID. Ehk siis see pass, see, et kui ei ole süsti saanud, siis et ei lähe kohvikusse, ei sõida rongiga, ega lennukiga, vaid oledki nagu outcast, kas võtad selle süsti või mis. Ja ma teab, miks midagi nii väga kõvasti tahetakse peale suruda. Ole väga skeptiline. Et samamoodi, ma tahtsin öelda, et ühesõnaga, et need minu arust on nii lihtlabased läbinähtavad, et need argumendid ei pea vett, tulevad kõvad head argumendid vastu, siis on lihtsalt üks häma vastu, nagu täielik selline ilus mulli ajamine, keerutamine, mitte isegi väga ilus, ma ütleks päris lihtlabane. Et tavaliselt inimesed peaks aru saama, aga enamus inimesi millegipärast ei julge veel nagu tunnistada, sest et
tundub, et suurem osa enamusest on justkui valitsuse poolt ja mõned häälekamad, kurjemad ütlevad, et ai, need, kes ei vaktsineeri, paneme kinni, eks. Et siis ei taheta olla, nagu hirmuga hoitakse ennast nagu tagasi. Aga vaata ringi, kui mask on soovituslikkus, siis poes ei käi mitte keegi maskiga. Võib-olla mõni üks, nagu kujutad ette, siis noh. Et reaalselt ei ole nagu inimesi, kes arvaks, et kõik on justkui hästi, et kõik see ebatõenäoline. Aga vähe on inimesi, kes julgevad pea püsti tõsta ja öelda, kuulge, häma, jama, nagu kõik aitab nagu üle piiri ja võtta inimesed vastutusele, sest et meie valitsus, meie Riigikogu, meie põhiseadus, kõik kaitseb meid mõnes mõttes, selles mõttes põhiseadus kaitseb, Riigikogu valitsus ei kaitse. Nemad on ohvrid samamoodi, nagu meie õiguskantsler ütles, et vaesed poliitikud, et armsad kohtunikud, palun kaitske neid, hoidke. Nad on blindris, nad ei tea, mida teha. Neile öeldakse samamoodi kuskilt kõrgelt ette, vaat kui ei tee nii, siis on naa nagu. Aga meil on vaja siit rohujuure tasandilt nagu saada aru ja näha läbi see mäng. Ja mitte minna siis võitlusesse nende inimestega, kes on niigi kas pimedusega löödud või ohvrid, vaid teha kõva häält selles mõttes, et tõde kõlaks selgelt, et sa kuuled ära, et halloo, kuulge, see on jama ja häma selle pärast, et ja mina seisan siin, mina arvan nii. Ja kui keegi vastutab, ma olen saatnud nüüd juba mingi aeg tagasi, kuid tagasi, võib-olla oli eelmine aasta isegi, esimene kiri eelmine aasta kindlasti, Terviseametile siis selliseid arupärimisi ja kirju, et kes siis nagu vastutab kõige selle eest. Et mina tunnen, et see on korruptiivne tegevus ja väga ohtlik kogu rahva tervisele, kõik see, ma rääkisin siis maskist ja kõigest sellest lockdownist, et kuidas see mõjub inimeste vaimsele tervisele, töökohtadele, et kuidas ühiskond kõvasti kannatab. Ja ma küsisin mitmeid küsimusi selle kohta ja viitasin kõigele sellele. Ja uurisin, kes vastutab selle eest. Nemad ütlesid, nemad ei vastuta, Eesti riik vastutab. Eesti riik on siis kõik meie. Ja 20 aasta pärast siis meie lapsed, kes siis justkui need täna lolli peaga võetud võlgu peavad maksma ja täna kehvade valikute tõttu põhja läinud ärid ja võib-olla mõned elud, kes selle kõik nagu otsa peavad vaatama. Et kui me täna ei ärka, siis millal? Millal siis? Ei saa nagu edasi, nagu sul sajatakse juba kätt otsast ja sa ütled, et las ma natuke puhkan veel. Et millal sul on nii valus, et sa ei lase enam seda teha? Et kas peab ütlema juba nii lolli asju, nagu me sa võid vaadata uudistest. Nii nahaalselt otse välja, kes nõukogude mentaliteeti, kus ei ole rahva valitud saadikuid, ei ole avaliku debatti, teadusliku debatti ruumi ei ole sellele. Ütleks, et meie õiguskantsler võtab sõna, Villu Kõve võttis Paides arvamusfestivalil leebelt sõna, Riigikohtu esimees siis. Aga nagu, et üsna autoriteetsed tegelased ja vägagi, ütleks meie riigi institutsionaalse struktuuriga, nagu sellise kaaluga tegelased, et ei saa väga silma ega kõrva kinni panna. Aga ometigi püütakse minna niimoodi vaikselt edasi nii kaua, kui saab nagu tumedate tegudega. Kuni siis saab, millal siis sinu jaoks on piisavalt nagu valus. Et nii palju tobedusi juba nagu tehtud, eks. Ära mine nagu lihtsalt peast segaseks ja mine nagu kuskile
ma ei õhuta kedagi nagu vägivallale, ma ütlen, et tuli Kristiina Ehing käis kunagi Anu Välba saates, luges ette oma pöördumise, mille ta saates siis just paljudele enne seda. Ja sealt mõte, mis tal jäi kõlama, oli see, et headus peab olema julge ja selge ja aktiivne, sest et kurjus on aktiivne. Headus on üldjuhul passiivne ja nagu tolereeriv. Et sa pead julgema tõmmata piire, võtma inimesi vastutusele. See tähendab seda, et ei saa minema alati hea näo ja vabandusega. Öelda, et mina ei teadnud. Ei ole nii lihtsameelsed inimesed meil seal. Nad saavad aru, mis toimub. Ja isegi kui ei saa, siis neil on vastutus inimeste ees ja nende otsuste eest. Ja nad peavad teadma jumala eest nõunikke ja küll ei saa öelda, kõik me oleme lollid. Meil on inimesed, kes siin hõikavad seda välja kõva ja selge häälega. Saadame meile ja mul tuleb sealt vastus, Üllar Lanno täiesti häma. Ma olen 2 arupärimist saatnud pikkade selgitustega. Ma saatsin veel selle Terviseametile võib-olla üle 10 inimesele kogu selle organisatsioonis, et võib-olla nemad siis nende küsimuste peale saavad nagu aru. Aga nad saavad ka aru, aga nad ei julge midagi teha ja nad ongi võib-olla siis selle pimeduse poolel, ütleme nii. Aga meie siis, kes me oleme valguse poolel, valgustöötajad, peame olema julged ja ütlema, et vaata, ei saa andeks enam kogu aeg. Ei saa. Et kui sa teed sellist nagu kuritegu, minu jaoks on kuritegu see vaktsiini peale sundimine, kogu see propaganda, mida meie raha eest tehakse, kõik need asjad. Et see on suur inimsuse vastane kuritegu. Inimesel peab olema ja on meie põhiseaduse järgi oma tervise ja oma laste tervise üle vaba valik ja otsus. Ja ei saa selle taha, et sa ohustad teisi. Ei saa pageda. Kui see vaktsiin kedagi aitama peaks, siis mida te siin kardate? Ja läbipõdenud peaksid ju olema veel nagu parema immuunsusega, nagu proua Lutsar seal TV7 saates ütles, aga ometigi me laseme neid ka vaktsineerida. Et täiesti läbinähtav, ütleks, et kuningas on alasti ja mida siis sa rahvas teed? Mis sa ootad? Mida sa ootad, et peaks juhtuma? Et kui kõvasti peab sulle vajutama peale kuskile? Et kas sa ootad ka, et sul on soe koht, et äkki seda natukene kauem hoitakse? Aga kui sa mängid oma maa ja metsad ja kodud ja laste elu ja tuleviku Eesti riigi saatuse maha enne seda, siis su soojast kohast nagu on ainult häbi hais alles. Et sellest pole tolku sulle ega kellegile teisele. Et mina palun, et me oleksime lihtsalt selged, ausad ja julged, mitte vägivaldsed, vaid et sa saad aru, et inimesed kõik teevad nii hästi, kui nad oskavad ja kui nad ei julge veel otsa vaadata oma varjule ja pimedusele, siis nad teevad nii hästi, kui nad oskavad. Ja kui ei ole empaatiat, siis mida sa heidad ette? Et on psühhopaadid, nartsissistid. Mis sa teed? Sa teed oma asja ja sina räägid oma südame häälega, kõva häälega, mis süda ja tõde räägib. Sest et kui see on tõde, siis see heliseb selgelt ja puudutab inimesi. Ja kui inimesed on lukus ja nad ongi nartsissistid või psühhopaadid, siis see puudutab neid ja see teeb neile haiget ja nad võib-olla ründavad sind vastu. Aga sa ei kaota sellest oma julgust ja selgust ja seda tead, et sa seisad sirge seljaga ja seisad tõe eest, sest sa oled selle sees ära tundnud. Sa ei karda, sest et see ei ole hirmu poolt juhitud, vaid sind juhib armastus, see toetab sind ja hoiab sind. Et ma palun seda, et olge lihtsalt ausad, tõesed ja julged. Ja julge inimene julgeb tunnistada oma eksimust esiteks. Julge inimene julgeb kuulata ära teise poole argumendid, mõista teda. Need inimesed, kes võitlevad nii-öelda vaktsiini vastaste vastu ja kõigi vastu, kes siis kõva häält teevad, et kuulge, midagi on väga valesti.
et kes nende inimeste vastu võitlevad, ei ole julged kuulamaks ära või mõistmaks. Nad on kohe hukkamõistus, saate aru, kohe nagu rünnakus. Aga kui sa seisad tõe eest, siis tõde ei vaja kaitset, sa ei pea ründama, sa ei pea olema nagu võitluses. Sest et sa tead, et sul on õigus, sa ei pea nagu õigustama oma õigust. Kui sa õigustad ja sa oled nii nagu hüsteeriliselt nagu võitlemas selle vastu, et teistsugused arvamused peale ei saaks jääda, siis sa ise kahtled oma tões, sa ei ole selguses, sa ei ole veel päris ise kindel selles, mida sa räägid. Sa kahtled sügaval selles, kui sa niimoodi teed. Ja nii need, kes seisavad siis ühel poolel kui teisel poolel, meie ülesanne ei ole üksteise vastu võidelda, vaid rääkida kõva selge häälega ja lasta teistel rääkida, kuulata ära inimesed ja mõista inimesed, olla kaastundlikud ja õnnistada ja armastada üksteist. Ka neid, kes arvavad teistmoodi. Sa mõistad ju, kust nad on saanud oma info ja kõik selle. Et kui inimesed on kasvanud selle propagandaga ülesse, kodust, koolist, tänavalt, poest, ruuporitest, nagu see on nagu filmis, eks. Ja ei ole üles ärganud sellest, et nad on selles unes, selles lummuses. Siis, ja sina ärkad üles, siis ära ole kohe upsakas ja kõrk, et kuulge, teie nagu, miks te aru ei saa. Ole kaastundlik oma kaasmaalaste inimeste üle, et nad ei tea paremini veel, nad ei ole veel ärganud. Küll kõik üks hetk näevad, igal ühel oma aeg. Aga kui sina juba näed ja tunned ära, siis ma ärgitan sind ikkagi olema selge ja väljendama ennast ja väljendama tõde. Ja kõik, mis tuleb sinu välja, sinu reaalsusesse, on sinu vastutus. Saad aru, sa võid pea teki alla panna ja mõelda, et järgmine elu või järgmine päev, millegi. Las keegi teine teeb, mis minu hääl ikka siin kõlab. Kõlab küll, kui sa julged rääkida. Et sinusuguseid me otsimegi, kes on julged ja seisavad nagu tõe ja õigluse eest ja armastuse eest. Sest et kui mitte sina, siis kes veel? Kui mitte täna, siis millal? Olge nüüd mehed, palun, tõuske üles ja hoidke ja kaitske meie maad, meie lapsi, meie naisi. Meie koduplaneet, meie planeet on see ka ja meil on vastutus selle eest siis kõnelda ja väärime kõik seda võimalust. Ja niimoodi rullubki see lahti, et sa näed, et sellel on tegelikult teine külg. Et kõik see, mis see üles tuli, oli siuke nagu kiirendi sellele, et siuke suur ärkamine saaks toimuda kogu sellel tasandil. Et sul on kaks nagu valikut, kaks ust, kaks ajaliini ees, et kas sa lähed sinna pime nagu zombi apokalüps, nagu maailma lõpp või on see nagu kuldajastu, see paradiis maa peal, see nagu tõeline jess ja sa valid seda oma tähelepanuga, millist sa jõustad, kes sa loed ja mõtled neid hirmumõtteid, lähed sinna viha ja raev, mis sagedust sa eritad sellel hetkel, mõtle, kuidas sa tunned ennast ja see, kuidas sa tunned, sa oled nagu üks koopiamasin, mis kopeerib kogu aeg lehti, selle tunde lehti, mis sul sees parasjagu käib, mis tunne sul on. Ja kui sa tunned ennast nagu või hirmul või vihal, vahet ei ole, mida sa tarbid, olgu see kas või alternatiivmeedia, mis õhutab sind nagu hirmu või viha tundma, või tavameedia, mis seda kogu aeg teeb, eks. Et kui see reaktsioon, mis sinust tekib, on viha või hirm, siis sa nagu kopeerid seda. Sa võimendad enda olemusega, enda kogemisega ja lood juurde seda. Sul peab olema see rahu ja tsenter ja kese, et sa hoiad ennast keskmes. Ja vaatad ilma hinnanguta, kui sa annad sellele hinnangu, see on nii vale, seda ei tohi juhtuda, see on nii raske. Et siis hing jääb kinni ja sa selle hinnanguga annad oma väe ära sinna.
sa arvad, et see omab jõudu üle sinu ja et midagi on nüüd nii valesti ja sa pead midagi nüüd ruttu tegema. Et see on esimene loomulik reaktsioon ja seda on vahel vaja kasutada. Ma tunnen seda seest ära ja ma ütlen kõva häälega välja ja teed seda, mis vaja teha. Kuid see sõnum, mida mina edastan, on see, et ärge minge nagu sealt keskmest välja, jääge rahulikuks vaatlejaks. Iga silmapaar, mis vaatleb neid inimesi, iga hääl, mis ütleb, et oota, aga miks te seda teete? Mis toimub? Kas te seda uurimust olete lugenud? See ütleb, et lapste vaktsineerimine on täiesti nagu kahjulik. Ja et nagu Kaari Saalm ütleb, et see, kuulge, Ivermectin on palju tõhusam ennetuses ja varajases staadiumis ravis kui ükskõik mis tahes vaktsiin. Ja kõrvalnähud peaaegu olematud, ohutus testitud 2 korda rohkem kui neid teisi asju, eks. Et mida süstitakse. Et kui sellised argumendid kõlavad ja silmapaarid vaatavad neid, siis nagu see on energia, mis sa saadad, kui sa oled rahul ja kohal ja sa hoiad seda sihti, et tõde ja ausus ja õiglus ja armastus valitseks ja et kui meie koos loome seda Eestit, seda maailma, siis me teeks nii hästi, kui me vähegi oskame, kui meie südamed vähegi teavad, mida peaks tegema. Ja iga hääl, iga silmapaar on oluline, et sa vaataksid ja julgeksid öelda ei ja julgeksid olla vahepeal kõva häälega ei, kui on vaja. Et kui kurjus on aktiivne ja tuleb sulle jõuga kallale, siis sa julged seista kõva häälega öelda aktiivselt ei, siin on minu piir ja siin on stopp nagu. Et ei, mina olen mina, sina oled sina. Et kui vaja, siis let's agree to disagree, aga ei lähe nagu rünnak, kaitse ja me ei hakka võitlema. Parim viis on kandiviis vägivallatu vastupanu, kui sa tead, mis on tõde ja sa seisad tõe poolel. Et ja mitte isiklikult minema ründama neid inimesi, kes ei tea paremini, sest nad ei tea paremini. Noh, mida sa mõistad hukka nii kõvasti. Ära ole nii upsakas, et arvad, et sa oled nüüd nii maailma naba ja nemad on siis mitte keegi. Et me oleme kõik osa tervikust ja see on meie kõigi planeet. Et olgu kõik olendid kõikides maailmades õnnelikud. Ka need, kes on elanud nii-öelda energiadefitsiidis ja arvanud, et nad peavad seda kuskilt väljaspoolt ammutama või teistelt. Et kõik olendid kõikides maailmas õnnelikud. Loka samasta sukino pavantu. Siuke mantra. Ja hoidke seda enda sees ja kiirake seda. Valige see nagu, et kõik läheb palju paremini, kui sa oled osanud üldse oodata. Et Jumalal on plaan, usalda ja lõdvestu ja jaga seda südame häält, mis su seest tuleb. Ära kahtle, ära mine hirmu, et mis nüüd saab, lähe sinu zombidega, kastakse maha. Ei, kõik läheb hästi. Et usalda, sa ei pea nagu üle oma varju hüppama, sa teed seda, mis on sinu väljas, mis sinuni jõuab. Ja kui sinuni jõuab mingi vallavolikogu asi, mis sind nagu väga kõnetab, siis Jumala eest helista, mine kohale sinna volikogusse, saada kiri. Nagu räägi nende inimestega, kas need on ju inimesed seal. Ja kui nendega kogu aeg keegi räägib, et kuulge, mis asja me kuulsime, et te tegite mingi jama meile nagu, et parandage ära või te plaanite siin selle raba üles kaevata või mis asja nagu, Põhjaveest ei ole kuulnud midagi või. Et noh, et räägi ja kui need silmapaarid räägivad, see usu mind tulevad, me oleme just kui inglid, kes koputavad nende uinujate uksele hellalt ja kui vaja, siis kõvasti, kui see puudutab meid kõiki, siis võtame inimesed vastutusele ja teeme, mis vaja. Noh, päriselt. Aga see meil ei ole vaja nagu vägivalda kasutada. Me võime seista ja kaitsta, nii nagu üks õige eestlane, kui kaitseväkke läheb, arvab, et see niimoodi käib, eks. Et me oleme siin kaitsmas ennast. Et sellega meie suur osa inimesi, kes on avalikus teenistuses, kes kannavad relva, nad arvavad, et kõik seisavad nagu heade poolel ja kaitsevad meie inimesi. See on kõigi nende huvi, kes on läinud tööle politseisse või kaitseväkke.
Ja samamoodi meedikud, nad kõik tahavad inimesi aidata. Ja kui sul on õpetatud kogu aeg ühte asja, lastud kas või ruuporist või ähvardavate kirjadega mingite tüüpide poolt, ja sa ei ole osanud paremini, kui hirm on sust võitu saanud ja sa oled jäänud siis uskuma seda, mida sul on süstitud informatiivselt, siis mõtleme nii, siis sa oled teinud endast parima, sa oled nagu super heas kohas ja kui sa ärkad sellest nüüd, siis ära mõista hukka ennast ja oma teekonda, ega teisi, ega nende teekonda, see kõik on olnud täiuslik. Ära mine sinna rajale, enesealetsuse rajale, kus on nii raske. Noh, ei, stopp, sa jääd keskmesse ja sa hoiad oma tähelepanu sellel, mis sa soovid päriselt. Sellisel maailmal, mida sa tahad kogeda, sa hoiad oma tähelepanu ja oma fookust ja mina ütlen, et see on see aus koht, kus me ei ole vägivaldsed, me räägime ja teeme otsused, mis puudutavad meid kõiki, lähtudes kõigi hüvest, austades kõiki olendeid. Igaühe elu ja tervis on puutumatu ja vabadus samamoodi. Meie põhiseaduslik on aegumatu ja seda ei saa ära canceldada. Lugege seda. See on nagu igavene. Ja kui inimesed on selle põhiseaduse vastu tegutsevad, nagu süstematiseeritud, nagu maffia ütleks, siis nad võtakse vastutusele. Ja meie ülesanne on seda siis nagu näpuga näita ja öelda, kuulge, halloo, härrased, prouad. Et mulle tundub, et see on väga hapu, see on kuritegelik, mis te teete, palun põhjendage meile kui huvitatud ja puudutatud osapooltele, kui teie tööandjadele, maksumaksjateks, olete tööandjad, neile leivaisad ja nemad peaks meie eest seisma, meie hoiame neid. Ja kas me oleme neid volitanud või mitte, meil on alati õigus see volitus neilt ära võtta, tagasi võtta. Ja kui see on läbi pettuse saadud sinna, siis ei olegi legitiimne. Ja niimoodi ju vabas maailmas asjad käivad. Ja see, milline on vaba maailm, vaatame juba ilma hirmuta, ilma selleta, et meil on see üleminekuperiood ja kõik need tumedad energiat veel siin, mis on seda vana maatriksit üleval hoidnud. Et milline juba on see ilus maailm, kus me elame kogukondades, me kasvatame toitu, mis rikastab, me teeme seda kõik koos, me õpetame lastele taimedest ja loodusest ja vaimsusest ja kõigest sellest nagu loodusteadustest nagu seda kõige lahedamat osa. Ja üldse kõik, mis me teeme, nagu kannustab ja innustab meid ja me aitame inimestel leida nende enda seest selle kingituse, mida nad on siia maailma tulnud tooma, selle sädeme ja innustame seda erisust, mis meis kõigis on. Ei suru ühe ürbaga kõiki ühte raami. Ja armastame ja austame, kohtleme kõik üksteist austusega. Teeme muusikat, tantsime, laulame, loome ja areneme ja arendame koos. See kõik, me kõik oleme siin, me oleme nüüd kohal. Ja kõik need võimalused on siin olemas. Mida siis sina valid? Millist reaalsust sina lood oma hetke seisundiga, oma tundega, oma tähelepanuga, oma keskendumisega, oma visiooniga, oma unistustega? Kas sind juhib hirm või armastus, millele sa tegelikult tahad järgneda? Mis sa arvad? Ütle välja, kas sa tahad järgneda hirmule või armastusele? Ja mida armastus siis teeb selles olukorras, kus sa oled? Ütle, mida ta teeb? Pane see kirja ja mine järgi, mine armastusele järgi, mine armastus ees, süda ees. Las süda juhatab kõiki su tegusid, kõiki su mõtteid, sõnasid. Ja paneme südame troonile. Kõrgeima võimu kandja siin minu kehas, minu kuningriigis on minu südame hääl. Minu tõde ja armastus. Minu tõde on Jumala tõde. Mina ja Jumal oleme üks. Ma olen kõiksuse väljendus. Ma olen see
võtta kas või siis suur pauk või algus protsessis. Ma olen selle protsessi leading edge, ma olen siiamaani evolutsiooniga arenenud, et ma olen siin selles kehas, selle nagu habemega, räägin eesti keelt ja räägin tõest ja õiglusest ja armastusest ja sellest, et headus peab olema julge. Mina olen see, tatvamasi. Sa oled kõik see, sa oled osa kõigest, sellest suurest teadvusest. Kõik on ühe allika väljendus ja me oleme lihtsalt erineva stardipunktiga, astroloogilise ja füüsilise, erineva geneetilise koodiga ja erineva eluteega. Aga kõik on üks Brahman, üks kõiksus, üks looja ja armastus. Ja nüüd on see aeg, kus me oleme tema moodi ja valime selle, ilma hirmuta selle tee, mis me soovime, mida me päriselt soovime kogeda. Vot, sellised mõtted siit ühiskonna radadelt sisemisele rajale, et oleme ikkagi kokkuhoidvad kõik. Ka nendega, kes veel ei tea ja kes võib-olla hirmust ja vihast võitlevad, tahavad kõik, kes tunduvad teistmoodi, arvavad teistmoodi tuleriidale panna. Et kõigil on õigus arvata ja tunda, aga vaat sellist asja teha vabas ühiskonnas ei ole. Ja me oleme need vaba ühiskonna hoidjad, armastuse saadikud ja hoidjad. Ja mis puudutab sind ennast, kui sa tahad, siis tee kõik, mis sa tahad. Tee oma vaktsiinid, võta ravimid ja asjad, mis sa soovid. Mina ei soovita neid asju, mida üldsus praegu nii kõva häälega propageerib. Ei seda maski, ei seda vaktsiini, see on minu arvamus ja tunne, et see on täielik häma, mis on kahjulik inimestele. Ja seal on taga nagu tumedate jõudude plaan ja selle tumedate jõudude plaani taga on armastus ja valgus, mis tahab läbi selle tumeda jõu äratada teid. Nüüd, et kuulge, vaadake tõesti, kas see või see, mida sa valid, kumba sa tahad. Ja mina tean, et see on see ja muud teed nagu ei ole. Ja minu reaalsuses niimoodi läheb. Aga kui olete selle paralleelreaalsuste kontseptsiooniga kursis, siis Jumal võib kogeda ju sama asja erinevat ajaliini pidi. Ja erinevaid ajaliine eksisteerib samal ajal ja seal elab keegi, ehk siis seesama sina elab seda teist elu ka. Ehk siis mõlemad valikud, kui sa lähed seda ühte teed või teist teed, eksisteerivad samaaegselt. Kumba sa valid, kumba sa vaatad, kumba sa võimendad. See ongi sinu reaalsus. Ja ma kutsun meid kõiki ikkagi pidutsema, kallistama, tantsima, laulma, rõõmustama, tänama, olema tänulikud, tähistama, kiirgama seda nagu päris nagu jessi, mis võib-olla uudistest võiks lähtuda, et oi, kuulge, mida sa siin rõõmustate, kas te ei ole numbreid näinud või? Ei huvita need numbrid. Et ma tunnen hästi ennast, eks. Ja sina ka. Vali see, mida sa tahad kogeda ja koge ja ela ja tunne ja kiirga seda, millist maailma sa päriselt tahad, siis sellega sa seda just loodki. Õnnistused ja väikene siit liblikaid täis aasalt sulle ja elagu Eesti.